See on nüüd Ameerika suur probleem. Jah, ma ei räägi sõjast ega nendest loomadest. Need on olendid, kes on pärit maailma teistest paikadest. Loomad ja putukad, kes on muutunud riigis kahjuriteks. On kalu, kes hüppavad veest välja ja põrkuvad inimestega. On konni, kes suudavad tappa koera ja maod, kes neelavad krokodille tervelt alla. Kõik see on tõsi ja toimub praegu Ameerikas. Seega, selles videos tule minuga kaasa ja avastame koos invasiivseid liike, mis muudavad ja hävitavad Ameerika loodust. Aga enne seda palun like ja telli kanal, see on meile sisuloojatele väga oluline. Aitäh ja nüüd alustame. Lõvkalad. Kui esmapilgul vaadata, tundub see kala väga ilus. Sellel on värvilised triibud ja pikad uimed, mis näivad vees tantsivat. Aga ära lase end petta, sest lõvikala on üks kõige kahjulikumaid mere sissetungijaid. Nad pärinevad Indo-Vaikse ookeani piirkonnast, kuid 1980. aastatel levisid nad ootamatult Atlandi ookeanisse ja Kariibi merele. Arvatakse, et see sai alguse siis, kui mõned akvaariumi omanikud lasid oma lemmikloomad merre lahti. Ja kuna neil ei olnud looduslikke vaenlasi, paljunesid nad kiiresti ja hävitasid järk-järgult korallrahud. Kujuta seda ette. Üks lõvikala suudab ühe korraga ära süüa 10 kalu. Ja mis veel hullem, emased suudavad igal aastal toota kuni 2 miljonit muna. Selle tõttu hävitavad nad kiiresti kohalikke kalu ja rikuvad ökosüsteemi tasakaalu. Aga kuidas sellist tüüpi kisked peatada? Vastus on muuta nad samuti toiduks. Seetõttu teevad nüüd kokad ja keskkonnarühmad koostööd, et muuta lõvikala mereandide delikatessiks. On isegi kohti, kus korraldatakse lõvikala jahiturniire, kus sukeldujad võistlevad, kes suudab kõige rohkem püüda. Need meetmed aitavad küll, kuid praegu kujutavad need triibulised sissetungijad endiselt ohtu. Ja kui neid ei suudeta peatada, võivad korallrahud, mis on koduks tuhandetele mereelukatele, täielikult kaduda. Metssead. Kui sa arvad, et sead on roosad ja kasvatatakse neid talus, siis eksid. Metssead on nagu farmisigade suuremad, julgemad ja palju hävituslikumad sugulased. Nad on nagu 4-jalgne buldooser, mis suudab terve põllu hävitada. Kuidas nad siis Ameerikasse sattusid? See on esimeste Euroopa asunike süü, kes tõid sead Ameerikasse jahipidamiseks ja kariloomadeks. Kuid paljud pääsesid põgenema ja aja jooksul hakkasid nad paljunema ning segunesid kodustatud sigadega. Tulemuseks on see, mida eksperdid nüüd nimetavad superseadeks. Nad on targemad, vastupidavamad ja raskemini kontrollitavad kui nende esivanemad. Põllumeeste jaoks on nad tõeline õudusunenägu. Nad hävitavad saaki, songivad maad ja rikuvad märgalasid. Ja see pole veel kõik. Nad kannavad ka erinevaid haigusi, mis võivad nakatada loomi, koduloomi ja isegi inimesi. Kahjud ulatuvad hinnanguliselt miljardite dollariteni igal aastal ja nende arv aina kasvab. Mis siis on lahendus? Üks peamisi viise on intensiivne jaht. Texases ei ole see lihtsalt hobi, vaid terve kultuur. On festivale ja preemiaprogramme, kus iga tapetud metsiga eest makstakse rahalist tasu. Mõned kasutavad isegi helikoptereid ja termokaameraid, et sigu õhust hõlpsamini leida ja maha lasta. On olemas ka suured puurpüünised, mis on mõeldud terve metsigade gruppi korraga kinni püüdmiseks. Kuid need loomad on väga targad. Nad õpivad vältima püüniseid, mistõttu on neid peaaegu võimatu täielikult hävitada. Praegu jätkub sõda nende metsikute sigade vastu. Ja kuigi nende levik on püüdmise lõksupüügi tõttu aeglustunud, ei kavatse nad taanduda. Võitlus metsigadega on üks Ameerika looduse kõige ägedamaid vastasseise. See on lahing, mis pole veel lõppenud. Hiid-Aafrika tigu. Kui arvad, et teod on aeglased ja ei tee muud kui roomavad ringi, siis eksid sa. Hiid-Aafrika tigu on nagu koletis molluskite maailmas. See on tohutult suur, ülimalt ahne ja väga ohtlik. See võib kasvada kuni 8 tolli pikkuseks, mis on pikem kui inimese käsi. Esimest korda märgati seda Floridas ja sellest ajast alates on see olnud põllumeeste jaoks õudusunenägu. Nad hävitavad sadu taimeliike, alates köögiviljadest ja puuviljadest kuni puukoortereni.
kannatada ei saa ainult taimed. Nad kannavad ka parasiiti, mis võib inimestel põhjustada meningiiti. Kuidas saaksid peatada aeglase, kuid järjepideva rünnaku? Üks ebatavalistest viisidest on kasutada spetsiaalselt treenitud koeri. Jah, koeri, kes on treenitud nuusutama ja leidma peitu pugenud tigusid. See on nagu kõrgete panustega peituse mäng, kuid kaotajaks jääb siin olend, kes suudab hävitada, ohustada kogu ökosüsteemi ja seada inimeste tervise ohtu. Lisaks koertel on olemas ka karantiinimeetmed ja kampaaniad, mis julgustavad avalikkust kohe teatama, kui nad märkavad kummalist imajälge. Mõnes kogukonnas kontrollitakse isegi koduhoove, et veenduda, et seal ei varitse hiigelteod. Kuigi need meetmed aitavad nende levikut aeglustada, pole võitlus veel läbi. Nad liiguvad aeglaselt. Aga kui nad jätta rahule, on nende mõju pidurdamatu ja nad teevad kahju. Seetõttu on igal koeral, teadlasel ja valvsal kodanikul oluline roll nende sissetungi tõkestamisel. Sebrakarbid. Nad on väikesed, aga ära lase end petta. Sebrakarbid on nagu väikesed olendid, kes põhjustavad väga suuri probleeme. Nad pärinevad Ida-Euroopast ja jõudsid Ameerikasse kaubalaevade ballastvee kaudu. Kui nad jõudsid suurtele järvedele, algas seal tõeline katsumus. Nad paljunevad väga kiiresti ja kinnituvad igale poole. Paadi, doki, veetorude ja isegi teiste loomade külge. Nende suure hulga tõttu põhjustasid nad ökoloogilise ja majandusliku katastroofi. Üks suurimaid probleeme on see, et nad söövad liiga palju planktonit. Seetõttu jäävad kohalikud kalad ja muud veelustikud toidust ilma. Ja mitte ainult keskkond pole mõjutatud. Nende suure hulga tõttu kogunevad nad torudesse ja seadmetesse. Need ummistavad torusid ja põhjustavad miljardite dollarite ulatuses puhastus- ja remondikulusid. Mida tehakse nende tõkestamiseks? Nüüd on paadi kasutajatel kohustus oma paat puhastada ja kuivatada enne selle teise veekogusse viimist. Teadlased kasutavad ka bioloogilist tõrjet, näiteks baktereid, mis sihivad spetsiaalselt sebrakarpe, kahjustamata muud elusloodust. Samuti on käimas kampaaniad, mis tuletavad kõigile meelde oma varustust kontrollida ja vältida veeorganismide tahtmatut kaasaviimist. Aga ükskõik, mida tehakse, levivad sebrakarbid nagu kulutuli. Ja praegu tõestavad nad, et mõnikord pole kõige ohtlikumad sissetungijad mitte need, kes on suured, vaid need, keda sa peaaegu ei märka enne, kui on juba liiga hilja. Suhkrurookärnkonnad. Kujuta ette olendit, kes on nii mürgine, et isegi kui ainult keel teda puudutab, võib see olla surmav näiteks koerale. See ongi suhkrurookärnkonn, üks tuntumaid sissetungijaid Floridas. Ta kannab endas mürki, mis võib tappa loomi ja põhjustada tõsist kahju loodusele. Nad pärinevad Kesk- ja Lõuna-Ameerikast, kuid neid toodi teistesse riikidesse, nagu Austraalia ja Florida, et kontrollida kahjureid põldudel. Probleem on selles, et nad ei söönud ainult kahjureid. Nad sõid kõike, mis ette jäi. Nüüd paljunevad nad kiiresti ja hävitavad kohalikke liike. Ja nad ohustavad ka loomi, kes üritavad neid süüa. See ei ole tavaline konn. Konnal on kuklal näärmed, mis eritavad ohu korral paksu valget mürki. Kui koer või kass selle sisse hingab või joob, võib see lõppeda surmaga. Inimestel võib see põhjustada tugevat peapööritust ja haigestumist. Mida siis inimesed teevad? Floridas tegutsevad kohalikud elanikud ise. On olemas kogukonnapatrullid, kes käivad igal õhtul taskulambiga ringi, et püüda kinni pillirookärnkonnad. Kui nad kinni püütakse, siis surmatakse nad humaanselt, et nad ei saaks enam kahju teha. Mõnes kohas paigaldatakse ka konnakindlaid aedu ja teadlased katsetavad feromoonpüüniseid, et neid meelitada ja kinni püüda enne, kui nad jõuavad muneda. Aga kuna nad paljunevad nii kiiresti, on peaaegu võimatu neist täielikult lahti saada. Praegu käib võitlus nende kontrolli all hoidmise ja arvukuse vähendamise nimel, mitte täieliku hävitamise eest. Ja kuni see võitlus jätkub, jäävad suhkrurookärnkonnad alles. Üheks kõige tugevamaks looduslikuks mürgiks Ameerikast tulesipelgad. Kujuta ette, et sa kõnnid paljajalu murul kuumal päeval ja siis äkki hammustatakse sind korduvalt. See on valus, kipitav ja tundub, nagu su lahk põleks. Sellised on tulesipelgad, väikesed, aga ülimalt julged Ameerika vallutajad. Nad pärinevad Lõuna-Ameerikast ja jõudsid esmakordselt Ameerika Ühendriikidesse 1930. aastatel kaubasaadetistega. Sellest ajast alates on nad levinud nagu tuli, moodustanud suuri kolooniaid maa all
ja ründanud kõike, millega kokku puutuvad. Nad ei too endaga kaasa ainult lihtsat sügelust. Tulesibelgate hammustused ja nõelamised jätavad väga valusad punnid ja mõnel juhul võivad need põhjustada tugeva allergilise reaktsiooni, mis võib olla surmav. Ja ohvriks ei lange ainult inimesed, ka loomad ja koduloomad saavad nende julma paljunemise tõttu kannatada. Põllumeeste jaoks on nad samuti suur probleem. Nad hävitavad põllukultuure, tungivad majadesse ja ründavad isegi vastsündinud loomi talus. Hinnanguliselt on tulesibelgate tekitatud kahju põllumajandusele ja infrastruktuurile põhjustanud juba miljardeid dollareid kahjusid. Mida siis nende vastu ette võetakse? Üks kummalistest lahendustest on parasiitsete foriidkärbeste kasutamine. Need on putukad, kes munevad otse tulesibelgate kehasse. Kui muna koorub, sööb vastne sipelga seestpoolt ära, kuni lõpuks selle pea ära kukub. See on nagu tõeline õudusfilm. Aga see on tõhus viis nende arvukuse vähendamiseks. Lisaks sellele kasutatakse ka söödalõkse, putukamürki ja isegi keeva vee valamist, et kolooniaid hävitada. Aga tulesipelgatel on väga tugevad ellujäämisoskused. Kui on üleujutus, suudavad nad teha elava parve. Nad kogunevad kokku ja hõljuvad vee peal, kuni nad leiavad uue koha, mida rünnata. Seetõttu on tulesibelgad siiani ühed kõige raskemini tõrjutavad vaenlased. Kuigi nad on väikesed, on nende tekitatud kahju sama suur kui sõda looduse vastu. Kuldnokk. See on olend, kes on tõeline kahjur ja ohtlik. 1819. aastal tuli ühel rikkal William Shakespeare'i austajal idee. Ta tahtis Central Parki vabastada kõik linnud, keda poeet oma näidendites mainis. Ja nende hulgas olid ka kuldlokad. Tol ajal lasti lahti vaid umbes 100 lindu. Aga nüüd on Põhja-Ameerikas laiali juba üle 200 miljoni kuldnoka. Mis nendega siis viga on? Esiteks on nad agressiivsed. Nad võtavad pesad ära kohalike lindude, nagu sinilindude ja rähnide käest. Seetõttu on neil lindudel raske ellu jääda. Teiseks on nad põllumajandusele tõsised kahjurid. Suur parv suudab terve vilja, puuvilja või marjapõllu mõne tunniga ära süüa. Kuid kõige ohtlikumad on nende parved, mida nimetatakse murmuratsioonideks. Kui miljonid kuldnokad lendavad korraga, on see taevas väga ilus vaatepilt, kuid see võib põhjustada ka ränga katastroofi. 1960 aastal kukkus lennuk alla pärast seda, kui see lendas läbi kuldlokkade parve ja traagiliselt hukkus 2 inimest. Seega, mida nende vastu ette võetakse? Põllumehed kasutavad müra, lõkse ja hirmutamistaktikaid, näiteks kiskjate hääli, et neid eemale peletada. Vahel kasutatakse kutsumisprogramme ja isegi keemilist tõrjet. Kuigi see on keskkonnal ohtlik, jätkavad nad kõigist pingutustest hoolimata siiski paljunemist. Ühe inimese lihtne huvi Shakespeare'i vastu viis ühe Ameerika ajaloo kõige rängema ökoloogilise veani. Kui sa neid vaatad, näevad nad välja nagu väikesed kalliskivid, läikivad rohelised ja vasekarva, mis päikese käes säravad. Kuid selle vääriskivilaadse välimuse taga on Jaapani mardikad ühed kõige hullemad kahjurid Ameerika aedades. Nad saabusid esmakordselt Jaapanist 20. sajandi alguses, tulles taimede saadetistega. Sellest ajast alates on nad kiiresti levinud ja muutunud põllumeeste ja aednike õudusunenäoks. Nende lemmik peaaegu kõik taimed. Roossid, viljapuud, köögiviljad. Kui on lehti, söövad nad need ära. Nad ei näksi neid lihtsalt niisama. Nad muudavad lehed lausa luukeredeks, sest söövad ära lehe sisu ja jätavad alles ainult leherood. Ja mis veel hullem, probleem pole ainult täiskasvanud mardikates. Nende vastsed ehk tõugud elavad maa all, imevad rohujuuri ja hävitavad tasapisi kogu murukatte altpoolt. Mida inimesed nende vastu teevad? Mõned korjavad mardikaid käsitsi ja panevad nad seebiveega anumasse. Teised kasutavad feromoonpüüniseid, mis meelitavad neid ligi, kuid mõnikord meelitavad need kohale rohkem mardikaid, kui kinni püüavad. On olemas ka bioloogiline lähenemine, kus kasutatakse nematoode, väikesi usse, mis tapavad vastseid. Looduslikud insektitsiidid, nagu neemõli, on samuti kaitsevahend. Kuid hoolimata erinevate meetodite proovimisest kasvab Jaapani mardikate arv ikka veel. Pugevad, kiired, kohanevad kiiresti, pole valivad. Seetõttu on nad siiani ühed kõige tõsisemad vaenlased aednikele ja põllumeestele.
kujuta ette, et sa lihtsalt lõõgastud väikese paadiga jõel, kui äkitselt hüppab tohutu kala ja põrkab sulle näkku. Selline on Aasia karpkalamaine, vees akrobaadid, kes on muutunud Ameerika jõgede ja järvede õudusunenäoks. Nad toodi esmakordselt Aasiast 20. sajandi keskel, et aidata kalakasvandustes ja reoveepuhastites. Nende töö oli süüa vetikaid ja planktonit. Aga kui 1970-ndatel tekkis üleujutus, pääsesid nad vabadusse ja levisid Mississippi jõe vesikonnas. Sellest ajast alates on nende arvukus kasvanud nagu peatamatu tõusulaine. Probleem on tõsine, sest nad söövad planktonit, mis on kohalike kalade põhitoit. Ja kuna nad paljunevad väga kiiresti, jäävad kohalikud liigid toidust ilma. Emased suudavad muneda kuni 1 000 000 muna aastas. Kujuta ette, kui neid on 1000 korraga. Aga see pole veel kõige hirmutavam. Aasia karpkala on tuntud oma kummalise käitumise poolest. Nad hüppavad veest välja, kui neid ehmatada. Ja kuna nad võivad kaaluda kuni 100 naela, on paljud kalurid ja paadiga sõitjad saanud viga, kui lendav kala nendega kokku põrkab. See on nagu sind ründaks suur koer otse veest. Mida nende vastu tehakse? Üks kõige kõrgtehnoloogilisemaid lahendusi on elektriliste tõkete kasutamine. See on nagu nähtamatu tara vee all, mis takistab neil uutesse kohtadesse sisenemist. Kasutatakse ka mullikardinaid ja helitõrjevahendeid, et neid eemale peletada. Suurim missioon praegu on takistada neil suurtesse järvedesse jõudmast. Kui see juhtub, võib Ameerika $1 miljardi suurune kalandussektor kokku kukkuda. Seetõttu jätkub võitlus. See on võidujooks ajaga, et peatada need hüppavad ja ahned sissetungijad. Kutsu kujuta ette, et ühel hommikul ärgates on sinu maja, auto ja isegi postkast paksu väetide kihiga kaetud. See näeb välja nagu stseen ulmefilmist, aga paljudes Ameerika Ühendriikide kaguosas on see reaalsus tänu kutsule. 19. sajandi lõpus toodi see Jaapanist sisse kui lahendus pinnase erosioonile. Tol ajal julgustati põllumehi seda istutama. Alguses tundus see hea idee, kuni see hakkas liiga agressiivselt kasvama. See suudab kasvada kuni 1 jala päevas. Ja kui see kord juba alustab, ei suuda seda peaaegu miski enam peatada. See katab puud, hooned ja kogu maastiku, kuni kunagine värvikas ökosüsteem hääbub. Tulemuseks on justkui roheline kõrb, kus pole enam erinevaid taimeliike. Probleem on aga selles, et võitlus ei käi ainult pinnal. Kutsu juured on sügavad ja tugevad. Isegi kui sa selle pealt ära lõikad, on tal maal piisavalt energiat, et uuesti kasvada. Herbitsiidid aitavad, kuid neid tuleb pidevalt kasutada, mis teeb selle kalliks ja loodusele ohtlikuks. Kuid on leitud üks omapärane lahendus. Kitsed. Jah. Kitsed, kes on tuntud selle poolest, et söövad peaaegu kõike, on tõhusad kutsu vastu. Neid kasutatakse, et süüa ära kutsuvääte selles piirkonnas, kuhu masinad ligi ei pääse, samal ajal aitavad nad mulda loodusliku väetisena. Praegu on mitmes osariigis olemas kitsede rentimise teenused, mis pakuvad keskkonnasõbralikku kutsutõrjet. Üks samps korraga. Kutsu ei kao veel täielikult, kuid on selge, et inimesed ja loodus võitlevad tasakaalu taastamise nimel. Kutsu, mida kunagi peeti lahenduseks, on nüüd üks suurimaid probleeme ja võitlus selle vastu jätkub iga päev. Birmapüüton Florida Evergladesi südames on vaikne, kuid surmav sissetungija. Birmapüüton, hiiglaslik madu, mis võib kasvada üle 20 jala pikkuseks ja neelata alla terve elusa krokodilli. Nad ei ole Ameerikas pärismaine liik. Nad saabusid esmakordselt eksootiliste lemmikloomadena, kuid kui omanikud ei suutnud neid enam hooldada, lasti paljud neist vabadusse. Evergladesi kuumas ja niiskes kliimas olid tingimused nende paljunemiseks ideaalsed. Ja nad tõepoolest paljunesid. Nüüd on 1000 püütonid soodes laiali. Nad neelavad alla kõik loomad, keda kohtavad, nagu hirved, linnud, pesukarud ja isegi punailvesed. Siin pole neil looduslikke kiskjaid, seega paljunevad nad jätkuvalt ja viivad kohalikke liike väljasuremise äärele. Mida siis tehakse, et neid peatada? Üks kummalistest vastustest on Python Challenge. See on iga-aastane jahivõistlus, kuhu kogunevad maapüüdjad üle kogu riigi. Rahaline auhind antakse nii suurima maapüüdjale kui ka sellele, kes püüab kõige rohkem madusid. Seega on see nagu ekstreemspordi ja looduskaitse kombinatsioon. Ainult jahtimisest ei piisa. Seetõttu kasutavad teadlased juudasmaosid,
raadiosaatjaga püütonid, keda jälgitakse, et avastada nende sigimispaiku. Samuti on olemas droonid, millel on termokaamerad, et näha ning on ka püüdjaid. Kõigest hoolimata on Birma püüton endiselt tõsine vastane. Kuna nende arv jätkuvalt kasvab, satub Florida looduselustik üha suuremasse ohtu. Everglades on nüüd nagu lahinguväli, kus kohalikud loomad kaovad tasapisi nende madude vaikse, kuid surmava pealetungi tõttu. Laiguline laternakärbes. Esmapilgul tundub laiguline laternakärbes ilus ja ohutu putukas. Tal on erksad punased tiivad ja täpiline muster. Aga ära lase end petta, sest see on üks kõige kahjulikumaid kahjureid, mis praegu Ameerika Ühendriikide kirde osas levib. Nad pärinevad Aasiast ja neid märgati esmakordselt Pennsylvanias 2014 aastal, tõenäoliselt imporditud kaupadega kaasa tooduna. Sellest ajast alates on nad kiiresti paljunenud ja nüüd on nad rünnanud juba üle 70 erineva taime, alates viinapuudest ja viljapuudest kuni lehtpuudeni. Nende toitumisviisiks on taimemahla imemine. Halvem veel, nad jätavad endast maha kleepuva jäägi, mida nimetatakse mesikasteks, mis põhjustab tahmaseene kasvu ja see tapab taimi. Mida inimesed nende vastu teevad? Esimene käsk on lihtne. Kui näed, astu kohe peale. Mõnes kogukonnas korraldatakse laternakärbse purustamise üritusi, kus inimesed kogunevad kokku, et neid üheskoos purustada. On ka kohti, kus iga püütud kahjuri eest antakse tasu. Lisaks sellele kasutatakse ka liimipöösid, et nad enne puude kahjustamist kinni püüda. Kuid neid tuleb hoolikalt kasutada, sest võivad lõksu jääda ka linnud ja kasulikud putukad. Teaduse poolelt proovivad nad kasutada looduslikke kiskjaid, nagu parasiitherilasi, et takistada nende kiiret paljunemist. Kõigist meetmetest hoolimata levib laternakärbes endiselt. Igal aastal laieneb nende leviala ning see põhjustab suuri kahjusid põllumajandusele ja metsadele. Küsimus on nüüd selles, kas neid on veel võimalik peatada enne, kui nad looduse täielikult üle võtavad. Nutria. Kui sa neid vaatad, näevad nad välja nagu roti ja kopra segu, kuid nutria on üks suurimaid märgalade probleeme Ameerikas. Nad on suured poolveelised närilised, kes söövad lakkamatult. Ja nad suudavad muuta kunagise rohelise soo mudaväljaks. Nutriad toodi Ameerika Ühendriikidesse esmakordselt 20. sajandi alguses karusnahakaubanduse jaoks. Alguses tundusid nad kahjutud, kuid kui karusnaha nõudlus langes, lasti tuhanded neist loodusesse ja sealt algas kallatus. Nad levisid järk-järgult Louisianas, Texases ja teistes piirkondades ning paljunesid kiiresti. Nad ei söö ainult taimi. Nad hävitavad terveid ökosüsteeme. Nad söövad taimi, mis takistavad ranniku erosiooni. Seetõttu lagunevad järk-järgult rannikud ja paljude loomade elupaigad. Ja sellega asi ei piirdu. Neile meeldib ka kaevata kaitsetammidesse ja jõekallastesse. See nõrgestab üleujutuste tõrjerajatisi, mis on kogukondade jaoks väga olulised. Mida siis tehakse nende peatamiseks? Louisianas on preemiaprogramm, kus jahimeestele makstakse iga nutria saba eest, mille nad esitavad. On ka kokkasid, kes propageerivad nutria toiduks kasutamist. On olemas retsepte, kus valmistatakse nutria kumbot või nutria takosid, et aidata kontrollida nende populatsiooni ja pakkuda alternatiivset toitu. Aga ükskõik mida tehakse, nad paljunevad ikkagi kiiresti. Seetõttu on peaaegu võimatu neist täielikult lahti saada. Võitlus nutria vastu jätkub, olgu see siis jahipidamise, püüniste või isegi köögi kaudu. Üks asi on selge, neid tuleb ohjeldada, kui soovitakse päästa Ameerika märgalasid. Põhjamadupea. Kujuta ette, et sa kalastad oma lemmikjärves ja äkki püüad kala, mis näeb välja nagu õudusfilmist. Tal on pikk keha, teravad hambad ja ta suudab kõndida maal. See ongi põhjamadupea, üks kõige surmavamaid ja agressiivsemaid invasiivseid kalu Ameerika ajaloos. Esmakordselt avastati nad Marylandis 2002. aastal. Tõenäoliselt viskasid nad ära akvaariumi omanikud või sattusid nad kalaturult. Kuid kui nad jõgedesse ja järvedesse sattusid, levisid nad kiiresti. Nad on tippkiskjad. Nad söövad väikseid kalu, konni, koorikloomi ja mõnikord isegi teisi madupeasid. Kõige ohtlikum on see, et nad suudavad elada mitu päeva ka väljaspool vett. Kuna nad suudavad hingata õhku, võivad nad sõna otseses mõttes kõndida maal, et liikuda ühest järvest või jõest teise. Ja kuna neil pole Ameerikas looduslikke kiskjaid, ei takista miski nende paljunemist.
mõnes osariigis korraldatakse nüüd isegi madupeapüügivõistlusi. auhind antakse suurima ja kõige rohkem püütud kala eest. Mõned restoranid on hakanud pakkuma snakeheadi delikatessina, et nende arvukust vähendada. Kasutatakse ka elektripüüki, kus vette lastakse elektrivool, et neid kinni püüda. Mõnel äärmuslikul juhul kasutatakse ka kalamürke. Keemilised ained, mis tapavad kõik kalad ühes piirkonnas, et hävitada snakehead. Kuid ükskõik millist meetodit kasutatakse, jäävad nad ellujäämisel siiski tugevaks ja vastupidavaks. Tänu nende võimele hingata õhku, kõndida maal ja ellu jääda peaaegu kõikjal, on põhjamadupea nagu koletis, keda pole lihtne peatada. Ja praeguseni jätkub Ameerika võitlus selle kõndiva kalaga. Kodukarblased on linde, keda tuntakse nende kaunite laulude või värviliste sulgede poolest. Kuid koduvarblased on teistsugused. Väikesed, agressiivsed ja nagu väikesed õhukängsterid. Esimest korda toodi nad Euroopast siia 1800 indatel, et aidata väidetavalt kahjurite tõrjumisel. Kuid selle asemel, et aidata, said neist hoopis suur probleem. Nad ei võta tonnult toitu kohalike lindude eest ära, vaid võtavad ka nende pesad üle ja mõnikord tapavad isegi algsed omanikud. Sinilind pääsukeste ja teiste kohalike liikide arvukus on nende tõttu oluliselt vähenenud. Veel hullem on see, et nad paljunevad kiiresti, eriti inimeste läheduses. Neile meeldivad linnad, põllud ja hoovid. Nad teevad pesa valguspostidele, vihmaveetorudele ja isegi fooridele. Seega, kus iganes on inimesed, on ka nemad kindlasti kohal. Mida nende vastu tehakse? On olemas spetsiaalsed linnumajad, mille disain ei lase koduvarblastel sisse pääseda, kuid on ohutud kohalikele linnuliikidele. On olemas ka niinimetatud varblaste peletajad. Need on lihtsad seadmed, mis peletavad nad pesitsuskohtadest eemale. Mõnes kohas kasutatakse ka püüniseid ja eemandamist, et nende arvukust vähendada. Kuid kõige selle juures on koduvarblane endiselt üks edukamaid invasiivseid linnuliike ajaloos. Tänu nende kohanemis- ja paljunemisvõimele näib, et nad jäävad Põhja-Ameerika maastiku osaks, kas me tahame seda või mitte. Argentiina sipelgad enamikul sipelgatel on väike koloonia ja oma territoorium. Kuid Argentiina sipelgad on teistsugused. Nad moodustavad tohutuid superkolooniaid, mis toimivad nagu üks hiiglaslik organism. Nad saabusid esmakordselt Lõuna-Ameerikast 19. sajandi lõpus kaubalaevadega. Ja kui nad olid Ameerikas kanda kinnitanud, levisid nad kiiresti. Erinevad teistest sipelgatest, kes võitlevad territooriumi pärast, teevad Argentiina sipelgad koostööd. Seetõttu muutub nende koloonia suuremaks ja tugevamaks. Selle tõttu suudavad nad kiiresti kohalikke sipelgaid üle trumbata ja välja tõrjuda. Ja nad ei võitle ainult teiste putukatega. Nad tumbivad majadesse, hävitavad põllukultuure ja ründavad isegi mesitarusid, seades tolmeldajad ohtu. Linnades on nad tuntud ka selle poolest, et vallutavad elektrikarpe, põhjustades lühiseid ja kahjustades kodumasinaid. Kuidas inimesed saavad nende vastu võidelda? Tavaline putukamürk ei ole piisav, sest isegi kui osa kolooniast hävitatakse, jätkavad teised ikka tegevust. Seetõttu proovivad teadlased bioloogilist tõrjet, näiteks parasiitseente kasutamist, mis sihivad Argentiina sipelgaid ilma teisi liike kahjustamata. Mõned majaomanikud kasutavad aga diatomiitpulbrit, mis suudab sipelga eksoskeleti lõhkuda või mürksööda ka lõkse, mis viivad mürgi tagasi kolooniasse. Kuid kuna nende superkolooniad on nii suured, on neid peaaegu võimatu täielikult hävitada. Seetõttu jätkub võitlus Argentiina sipelgate vastu siiani. See on sõda väikeste sõdurite vastu, kes tegutsevad koos nagu üks hiiglaslik olend. Kaljutuvid. Peaaegu kuhu iganes sa linnas vaatad, katustel, parkides, sildade all või isegi oma auto esiklaasil, seal on kaljutuvid. Nüüd on nad üks levinumaid linde Ameerika linnades, kuid nad ei olnud algselt siinse linnapildi osa. Nad pärinevad Euroopast ja Põhja-Aafrikast, kus neid esmakordselt kodulindudena kasvatati. Kuid kui nad 1600-ndatel Põhja-Ameerikasse toodi, pääsesid paljud neist vabadusse ja hakkasid järk-järgult moodustama metsikuid populatsioone. Linnades leidsid nad endale ideaalse elupaiga, palju toitu, vähe kiskjaid ja palju kohti, kuhu pesa teha. Probleemiks on see, et nad toovad kaasa kahjusid ja haigusi. Nende väljaheide on väga happeline ja sööb ära tsementi ning metalli,
mistõttu kahjustab hooneid, monumente ja sõidukeid. Lisaks võivad nad kanda parasiite nagu lestad ja kirbud, mis põhjustavad inimestele haigusi. Seega, mida linnad teevad nende kontrollimiseks? Mõnes kohas on lastud valla pistrikke ja kullisid kui looduslikke kiskjaid. Samuti on tehtud katseid sigivust piirava sööda kasutamisega. See takistab ka tuvide munade arengut. Tavaliselt kasutatakse ka ogasid ja võrke, et nad ei saaks hoonetel pesitseda. Kuid kõige selle juures jäävad kaljutuvide populatsioonid endiselt tugevaks ja kohanemisvõimeliseks. Nad leiavad alati viisi, kuidas ellu jääda. Ja tundub, et nad tõestavad, et linnas on just nemad tõelised skvatterid, kes niisama lihtsalt ei kao. Pruunid puumadud. Kujuta ette, et oled saarel, mis on nagu paradiis, aga sa ei kuule ühtegi linnulaulu. Selle asemel roomavad tuhanded maod mööda puid ja elekter kaob öösiti ootamatult ära. Selline on reaalsus Guamil pruuni puumao sissetungi tõttu. Nad pärinevad Austraaliast ja Papua Uus-Guineast ning jõudsid esmakordselt Guami pärast teist maailmasõda, tõenäoliselt sõjaväelasti hulgas. Kuna sa saarel puuduvad looduslikud kiskjad ja toitu on küllaga tänu kohalikele lindudele ja väikestele imetajatele, paljunesid nad kiiresti. Praegu arvatakse, et Guamil on kuni 13 000 madu ruutmiili kohta. See teeb Guamist ühe maailma kõige madude rohkema paiga. Nad ei ohusta ainult elusloodust. Nad ronivad elektriliinidele ja põhjustavad elektrikatkestusi. Nad tungivad ka majadesse, hammustavad inimesi ja söövad koduloomi. Ja kuna neil on mürk, on see eriti ohtlik lastele ja väikestele loomadele. Mida nende vastu tehti? Prooviti püüniseid ja jahti. Aga üks kõige tõhusamaid lahendusi oli mürgitatud rottide õhust alla viskamine. Jah, väikeste langevarjudega visatakse alla acetaminofeeniga rotid. See on teistele loomadele ohutu, kuid surmav madudele. Kuigi see aitas nende arvu vähendada, on pruunidest puumadudest täielikult lahti saada peaaegu võimatu. Nende tekitatud kahju ökosüsteemile on juba liiga suur. Ja nüüd pingutavad ametnikud selle nimel, et takistada nende levikut teistesse Vaikse ookeani saartele. Kui see juhtub, võib veel rohkem looduses elavaid loomi surra. Võitlus selle invasiivse liigiga jätkub. Ja pruuni puumao lugu näitab, et mõnikord suudab ootamatult saabunud olend muuta terve saare saatust.